Kindral Neeme-Väli, me räägime seda juttu sellisel päeval, kui meenutame Jüriöö sündmusi, kus me ise tahame tagantjärgi uskuda, et peaaegu et oleksime võitnud, kui poleks Paides natukene valesti läinud, aga väike rahvana me võime öelda, et me oleme ikka võitnud ja ajalooakneid ära kasutanud. Nüüd on jällegi pingelised olukorrad. Minu küsimus on otseselt sõjaline. Mida me oleme saanud õppida kõrvalt Ukraina sõjast endale kasulikku, et olla suutelised vastu seisma mingisuguse kriitilise hetke määratud suuremale vastasele arvult? No neid õppetunde tegelikult on hästi palju ja kui nüüd kõige laiemast kontekstist pihta hakata, siis kindlasti see esimene suur õppetund on see, et sõjas on terve ühiskond. Sest vastane ei ründa mitte ainult sõjaväge, vaid ta ründabki inimesi, tervet riiki, tervet ühiskonda, selle toimimist ja me peame kaitsma kogu ühiskonda, me peame tagama seda, et ühiskond toimiks ka sõja ajal, nii et inimestele oleks kõik elutähtis tagatud. Et sõdurid, kes on rindel, oleksid kindlad, et nende lähedased on hoitud. Nii et sõjas on kogu riik, ma arvan, et see on nagu see esimene ja suur õppetund. Teine õppetund on see, et ka selliste käepäraste vahenditega saab teha suuri asju. Ja millele ma siin viitan, on ikkagi sama droonindus, mida ukrainlased tegelikult ju võtsid laialdaselt kasutusele, mitte sellepärast, et nad said kohe alguses aru, kuivõrd oluline ja võimekas see on, vaid olude sunnil, sellepärast, et laskemoona jätkunud, tankitõrje relvi jätkunud ja siis kuidagi pidi ju neid soomusmasinaid hävitama. Ja siin tulidki mängu droonid ja kes on nagu sõjakäiku jälginud, siis droonid järjest nende funktsionaalsus laienes. Et seal ei ole mitte ainult siis, eks ole, FPV-d, mida kasutatakse siis soomusmasinate või liikursõidukite hävitamiseks, aga seal on ka luure- ja vaatlusvahendid, tulejuhtimise vahendid, erinevad sensorid ja nii edasi. Ja see on ka väikeriigi seisukohalt on see tähtis ja seda selle tõttu, et drooni peale lühikest treeningut oskab kasutada praktiliselt igaüks, ta on lihtne ja käepärane, aga teine asi on see, et ta on ka odav. Et kui me räägime siin näiteks tanki hävitamisest, siis ukrainlased on keskmisena arvutanud, et kuskil selleks, et üks tank seisma panna ja hävitada, et sinna läheb keskmiselt kulub 5 drooni. Aga need 5 drooni on ikkagi odavamad kui üks Javelin rakett, kordades odavamad. Nii et ka rahaline majanduslik aspekt tuleb siia juurde. Aga mis on selline väljaõppeline aspekt, kui öeldakse, et käsitulirelva haavu on selles sõjas erakordselt vähe, et ta väga väikest tähendust omab. Kas siis laskmisoskus hakkab minema samale tähendusele nagu ratsutamisoskus või mõõgavõitlusoskus, mis ka armees on tseremoniaalselt vahel olemas? Ei, kindlasti mitte. See, kui palju ja missuguseid relvasüsteeme vastase tehnika ja elavjõu kasutamiseks kasutatakse, et see ikkagi sõltub taktikast ja sõltub, missugune on maastik, missugune on keskkond, kuidas sõditakse. Nii et käsitulirelv kindlasti oma olulisust ei ole minetanud, teda tuleb ikka vaja. Aga kui me vaatame tänast Ukraina sellist rindejoont või kuidas see asi on seal paigas, siis ikkagi tõepoolest kasutatakse kaudtulevahendeid väga intensiivselt, suurtükiväge, rakette ja ka droone loomulikult vastase mõjutamiseks. Nii et see on see põhjus, miks on nendest relvasüsteemidest tekitatud kaotused palju suuremad ja palju massilisemad, sest nendega on võimalik vastast mõjutada tunduvalt kaugemalt, kui seda teha käsitulirelvaga. Ja kui ollakse enamasti avatud maastikul, eks ole, siis ka kaotused on suured. Aga näiteks, kui me räägime linnalahingust, siis seal sa satud vastasega ikkagi tulekontakti väga läheda maa pealt, kui sa näiteks puhastad mingit hoonet. Ja seal on käsitulirelvad väga adekvaatsed.
nii et ma arvan, et ühtegi relvasüsteemi sellisena maha kanda kindlasti selleks ei ole põhjust. Lihtsalt sõltub sellest, kuidas me sõdime ja kus kohas me sõdime. Muidugi on tore, et meil mõeldakse kulutuste suurendamisele, et vajalikud summad leida ja paljude aastate pärast, kui järjekord kätte jõuab, saaksime vajalikud relvad, mis meile praegu tunduvad vajalikult, eks siis elu näitab, kuidas nad siis on. See on kõik vahva, aga meil on oht nii lähedal, et meil on nagu kiireid liigutusi vaja. Mida kindral soovitab praegu poliitikutele, kõigile nendele, kes pead murravad ja otsustavad, et mis on see, mida me saame kiiresti teha, mis meid reaalselt aitab praegu sõjaväe Kaitseliidu jaoks varustuse väljaõppe ükskõik mis poole pealt, kuni ühiskonnaga seotud teemadeni. Jällegi, neid meetmeid on hästi palju ja me võime siin neid tundide kaupa ette lugeda, aga ma arvan, et mida kiiresti tuleb teha, kui ma nüüd üldistan, siis me peame ise ennast väga kiiresti tegema tugevaks, nii tugevaks, kui vähegi võimalik on meie käsutuses oleva ressursiga. Ja me peame tagama ühtepidi, et ühiskond toimiks, et tsiviilühiskond oleks valmis erakorralisteks oludeks, et varud oleksid olemas, et erinevad protseduurid oleksid läbi harjutatud, et toimepidevus oleks olemas, et teenused oleksid tagatud ühiskonnale kui sellisele. See on nagu üks pool, teine pool on sõjaline. Siin teadupärast riigikaitsesse ju investeeritakse juba kordades rohkem raha, kui siin alles paar aastat tagasi. Et see võimearendus oleks kompleksne ja see tuleb, raha on küll olemas, aga see tuleb korralikult läbi mõelda, sest näitena, mis ma ütlen, on see, et meil on võib-olla olemas küll 300 kilomeetri kaugusele lendav rakett, aga kui me sinna ei näe, kui meil puudub võimekus näha 300 kilomeetri kaugusele, et teha kindlaks, et seal on sihtmärk ja kas me sinna ka pihta saime, siis selle raketi kasutamine on problemaatiline. Nii et võimearendus peab olema kompleksne kindlasti ja mis on ka väga oluline, on see, et tegelikult relvi me saame ju juurde osta ja neid toodetakse pidevalt. Aga mida on meil kõige piiratumalt, on inimesed, inimressurss, ehk siis me peame õppima ja suutma ära kasutada kõik meie inimesed, kes meil olemas on. Mitte kõiki küll sõdimiseks, aga ka selleks, et ühiskond ikkagi tuleks toime omadega ja meil on ka täna näiteks olukord, kus meil mobilisatsioonireservis on väga palju 10 000 mehi, kellel pole täna sõjaaja ametikohta, nii et ka selle peale tuleb mõelda. Me peame olema valmis selleks, et meie võimalik vastane tuleb ja hakkab sõdima nii-öelda inglise keeles öeldakse attrition warfare, ehk siis üritab nagu massiga meid lüüa. Ja meie peame suutma siis ka nii-öelda kasutada oma inimressurss maksimaalselt ära. Kuidas on lood meie liitlassuhetega? Ma saan aru, et siin ei saa ükski hiromant öelda praegusel hetkel, kuidas need asjad nagu päris täpselt on, aga mis ütleb kogenud kindrali enesetunne? Mul kunagi üks sõber ütles, et talle ei meeldi Euroopa Liit ega ka mitte NATO, et talle meeldiks, kui me oleksime väike, tige, vastik ja ebameeldiv natsiriik, rahvuslik riik, keda keegi ei tahaks torkida, sest ta on nii pisike ja väärtusetu, ta on nii tige ja ohtlik. Tol ajal ma naersin sõbra arvamuse üle, nüüd vaikselt vaatan, et kas meil on liitlasi või? No liitlased meil kindlasti on olemas, et loomulikult me ei saa ju silmi kinni pigistada, et see, mis toimub Ameerika Ühendriikides uue administratsiooni all, et see õigusega põhjustab teatud küsimusi. Küll aga tuletan meelde, et ükski ametiisik Trumpi administratsioonis ega tema ise ei ole seadnud kahtluse alla NATO-t kui sellist ja ei ole tahtnud sealt välja astuda. Küll on olnud siin erinevaid avaldusi, mis on mõeldud ikkagi ennekõike selleks ja õigustatult, et eurooplased panustaksid rohkem iseenda kaitsesse. Ja see on nagu avaldus, millele mina olen kahega poolt. Kuidas suhtuda juttudesse, et väga paljud meie partnerid ka siin samas Euroopa läänes on võib-olla võtnud selle
viivitamatu ühiskaitse paragrahvi nagu sellised toredad paraadliku soovitused, kui asi eluohtlikuks muutub, siis öeldakse, et ei noh, tore mõte oli, aga ärme nüüd parem. No ei tasu ju pead liiva alla peita, eks ole, et kui me vaatame nüüd riigikaitsekulusid siin erinevate riikide juures ja ärgem unustagem, et see NATO poliitiliselt kinnitatud kohustus miinimumina 2%, ega kõik liikmesriigid seda täna ju ei täida. Aga ma usun, et see julgeolekuolukorra teravus on ikkagi kõigile täna kohale jõudnud ja just täna siia sõites ma kuulsin raadiost uudist, kus isegi Hispaania, kelle riigikaitsekulutused on täna 1,3% SKP-st, lubas nüüd täiendavalt panna sisse, kui ma mäletan, 5 miljardit, ehk siis tõsta ka 2% peale nüüd kohe. Nii et minu arvates see olukorra tõsidus on enamasti riikidele kohale jõudnud. Õige, meie siin Venemaa naabruses tunnetame seda olukorda teravamini kui võib-olla mõni Lõuna-Euroopa riik, aga nad ikkagi on hakanud ka tegutsema. Ma pean ikka ära küsima selle, tavainimene tahab kindlasti ka seda teada, kas on olemas see mehhanism, ja kindral kindlasti oskab vastata, kas on olemas see mehhanism, mis hakkab juhtuma, kui ühel hetkel läheb mürin lahti, kuidas see NATO reageerimine ikkagi läbi välja näeb. Kardetakse ju ka seda, et äkki määratakse 6 aja pärast mingisugune soovitava iseloomuga kohtumine ja senikaua asjad lähevad oma soodu. Ja no siin tuleb nüüd silmas pidada 2 asja ja see jutt, mida ma räägin, tugineb ikkagi minu ligi 6-aastasel NATO peakorteris oldud ajale teenistuses ja mitte siis Eesti esindajana, vaid just nimelt NATO kui organisatsiooni heaks. Et kas mehhanism ja plaanid olemas? Vastus on jah, mehhanism on olemas. Plaanid on olemas, mehhanismi regulaarselt iga aasta rutiinselt harjutatakse. See ei ole nii, et me läheme sinna mingit uut maailma avastama. Ma olen neid harjutusi ka ise kaasa teinud, nii et selles ei tasu kahelda. Mis ka tõsi on see, et iga sellise mehhanismi käivitamine nõuab eelnevat poliitilist otsust. Nii et ka see otsus tuleb teha ja seal võib-olla on see ehk mõne inimese kõhklus ja kahtlus. Sest NATO teadupärast võtab otsuseid vastu konsensuslikult, ehk siis kõik liikmesriigid peavad poolt hääletama. Aga ma usun, et vähemalt nii, mida mina Brüsselis olen näinud ja kuidas see on toiminud, et ükskõik, on see Eesti, on see Läti või Leedu, on see Soome või on see Hispaania või on see Saksamaa, kui NATO organisatsioonina keeldub ükskõik missugust liikmesriiki abistamast, siis see tähendab automaatselt, et kogu NATO usutavus on põhjas. Siis ei ole sellel organisatsioonil enam mõtet ja sellest saavad kõik aru. Nii et kui te küsite, et kas ma usun, et NATO hädaolukorras toimib, siis vastus on jah, usun küll. Aitäh, härra kindral, ja kahjuks sellisel toredal Jüri peol nii tõsised jututeemad, aga ma arvan, et meie kuulajad, Facebooki vaatajad said targemaks. Aga